Tere head inimesed, kes on siin matkaspordialal matkaspordi telgi ees ja tere ka neile, kes on liitunud meiega live-ülekande käigus. Meie teine messipäev on alanud ja alustame tegevust ka siit matkaspordi lava pealt ja mul on suur rõõm näha enda kõrval Ingrid Kuliginat, kes on siis äärmiselt aktiivne Ida-Virumaa turismi ja matkategevuse eestvedaja. No, turismi eestvedaja ma ei ole nii aktiivne, aga matkategevuse eestvedaja kindlasti. Seda ma võin ise ka arvata. No, Ida-Virumaa on viimase paari aasta jooksul panustanud väga palju oma atraktiivsuse tõstmisele, oma atraktiivsuse kommunikeerimisele laia maailma. Kuidas on selle alaga läinud? Kuna Alutaguse matkaklubi kuulub samamoodi Ida-Viru turismiklastrisse, siis Ida-Viru turismiklaster on tõesti väga palju panustanud turundustegevusele. Kõige parema ülevaate annab sellest just üks video, mis on kokkuvõte 2021. aastast. Me oleme omale seadnud suured eesmärgid ja peab ütlema, et oleme ka selle poolel teel. Head sõbrad, räägin teile ühe seiklusmaa väärise loo. See lugu räägib meie turismiklastri 150 partneri takistusjooksust aastal 2022. Aasta algus ennustas mitte ainult meile, vaid kogu Eesti turismisektorile väga keerulist hooaega. Piirangud, sulgemised, vaktsineerimine, üha süvenev mure püsikulude pärast. Meil on siin selline ütlus, et koos tegutsemine on ükshaaval muretsemisest oluliselt targem ajaveetmisviis ja tegutseda tuli ning ruttu ja paljuski teisiti, kui seni olime harjunud. Täna võime öelda, et Ida-Viru turismiaasta 2021 on olnud parem, kui eales loota julgesime. Eesti siseturistide külastatavuselt saavutasime Tallinna järel 3. koha. Juunist augustini veedeti meie juures kokku üle 148 000 ööd. Seda on 50 000 öömist rohkem kui 2019. aastal. Aga absoluutarvus lisaöödes saime suurepärase teise koha. Mõelda, eestlane võttis kohe peale Pärnumaa külastussuuna Ida-Virumaale. Küsite, mis viis meid selliste tulemusteni? Kohe räägin. Üks peamisi mõjutajaid oli avaliku ja erasektori investeeringud. Valmisid näiteks Narva jõetramm, Sillamäe promenaad ja Kauksi rannahoone. Teine ja sugugi mitte vähem olulise mõjutaja on ligi 350 000 eurot turismiklastrilt. Sellega oleme terve aasta Ida-Virumaa turismisihtkohana arendanud ja turundanud. Vaatame korra detailsemalt mööduval aastal otsa. Alustame sellest, et aasta alguses tegime koostöös partneritega 6 ühispöördumist valitsuse liikmetele ning toimus erakordne 4 ministeeriumi kriisitoetuste seminar, tänu millele said paljud ettevõtted riigilt tuge. Lisaks olime esimesed, kes said riigilt vaktsineerimiserandi, töökohapõhise vaktsineerimise. Sama olla uhked, sest esimeste seas võtsime kasutusele turvamärgise. Siinkohal pööran veel tähelepanu, et Ida-Viru noored tantsisid meie turvamärgise TikTokis Eestis esimesele kohale. Kevadel, kui olime lootusetult suletud, käivitasime koos partneritega kampaania Meie lood. Lühikeste, kuid isiklike kirjutistega andsime mõista, et me pole lihtsalt mõni suletud ööbimiskoht või köiesõit Ida-Virumaal, vaid ikka päris inimesed, kes on südamega oma asja juures. Endalegi mõneti üllatusena puudutasid meie inimeste lood tervet kogukonda. Suve avasime seiklusmaa tippsündmusega Seiklusfest. Ühendasime matkamessi ja seiklusmatka, mille tulemusel asusid messiboksid maastikul. Näiteks Everest hosteli messiboksi jõudmiseks tuli ronida Kaevandusmuuseumi mäe tippu. Seiklusfestiga avasime ka meediahooaja. Olime eetris nii TV3-s, Postimehe erilehe Puhkan Eestis veergudel kui ka Pere ja Kodu ajakirjas. Te võib-olla ei usu, aga oleme sammuke teistest eespool ka rohepöörde teemadega. Väikestest roheettevõtmistest sündis sel aastal suur Seiklusmaa TV videoprojekt Roheline kannapööre Ida-Virumaal. Juba 5. korda toimus konkurss parim uus seiklus. See on tõeline tootearenduse mootor. Sel korral valmis tervelt 20 uut seiklust. Ida-Virumaa on seiklusteks loodud ja kus on seiklust, seal on ka inimesi. Tuleb vaid meediavahendusel see välja hõigata. Ning seda me ka tegime ja saime rekordarv meediakajastusi. Novembris toimunud 4. maitseseiklusele tulid kohalike toiduvõlusid kajastama Eesti tippgurmee ajakirjanikud. Aasta lõpetasime heategevuskampaaniaga, kus kõigil Ida-Virumaa elanikel oli võimalus tänada kohalikke arste, õdesid ja kogu haigla personali. Nemad tegid sel väga keerulisel aastal imesid. Nii mõnigi Eesti maakond imestab meie eduloo üle. Saame olla uhked, et mujalt Eestist, näiteks Lõuna-Eestist, Lääne-Virust, aga isegi ka Lätist Siguldast
sõidetakse meie juurde õppima, kuidas üheskoos edukalt tegutseda. Turismiklastri partneritest on saanud justkui ühisaju. Just klastri partnerite kogemuse ja missioonitunde abil viimegi ellu Eesti parimate ekspertidega loodud turundus-tootearendusplaani. Suured tänud meie rahastajatele, Euroopa Liit ja Eesti riik. Samuti koostööle EAS Turismiarenduskeskusega ning muidugi kõik meie klastri partnerid. Tänu teile oleme leidnud oma koha Eesti elanike südametes ning nemad on leidnud kiirtee meie juurde. Üks asi veel. Meil on üks ammune unistus. Soovime olla number 1 turismisihtkoht Eestis, kohe Tallinna järel. See tähendab möödumist suvepealinn Pärnust ning 2-kordset kasvu. Meie senist teekonda arvesse võttes julgen väita, et oleme koos tänaste partneritega sellele unistusele lähemal kui ealeski varem. Tule turismiklastri partneriks ja koos jõuame kaugemale. Millel see seiklusmaa Slogan ja selle klastri tegevus üldse põhineb? No, seiklusmaa Slogan ja klastri tegevus põhineb siin eelkõige meie maastikule, sest meil Ida-Virumaal on tõesti maastik tohutult mitmekülgne. On loodusmaastikud, tohutult suured sood, rabad, mida me ka hiljem vaatame, aga samamoodi tehismaastikud, mis loovad selle erilisuse ja muutuse võrreldes teiste Eesti osadega. No selle lahutamatu osa on kindlasti ka Aidu karjäär, mis nüüd on just hiljaaegu avalikkusele avatud ja kus käivad praegu suured arendused. Tean, et sinna on tulemas nii sõudmisbasseinid kui ka kõik võimalikud muud vee- ja maastiku atraktsioonid. Jah, need on sinna tulemas, aga ma teen ettepaneku, et ma Aidu karjääri kohta vaatame natuke hiljem, et kõigepealt kiitleks Alutaguse matkaklubi endaga. Meie tänane teine seiklus on meid toonud siia Eesti Kaevandusmuuseumi juurde, kus asub siis Alutaguse matkaklubil igasuguseid erinevaid seiklusvõimalusi, kuidas siis end ronimise teel panna füüsiliselt proovile. Näiteks nagu te näete, siis seal tagaplaanil juba Eliise ronib, ta on juba päris kõrgel, võiks öelda peaaegu poole tee peal. Ja me näitamegi ette teile kõik need huvitavad võimalused, kuidas siis siin ronida saab. Ma saingi nüüd seal üleval käidud, väga äge on, mulle õudselt meeldib ronimine, ma olen igal pool, kus saab, ma tahaksin seda teha ja proovida ja katsetada ja kindlasti on see üks ägedamaid seinu, kus ronida, sest see on siin välisõhus, see on täiesti haruldane Eestis, et sa saad niimoodi ronida ja selle seina pikkus on ka hea mõnus, et see ei jää liiga lühikeseks, samas on mõnus, et sa saad ja jaksad ja jõuad ja kindlasti saab ka igaüks seda proovida. Ma olen nüüd siin poole peal selle lepellinguga, et kuskil umbes 12 meetri kõrgusel peaksin praegu olema, et kokku on see 27 meetrit, niimoodi, et lähedki trepist üles ja siis ülevalt hakkad köiega niimoodi alla laskuma. Kohal! Nii, jõudsin nüüd alla. See ongi just selline hea asi, mida proovida neile, siis, kes tahavad natuke oma hirmudele vastu seista, aga samas ei taha või ei ole valmis väga suureks füüsiliseks pingutuseks, et tegelikult füüsiliselt see ei nõua sult üldse palju, lihtsalt pead natuke käega endal järgi laskma kõik ja see ongi kõik, aga hirmude ületamist nõuab kindlasti, et see üleval on ikkagi päris kõrge, aga see teebki asja ägedaks.
No nii palju, kui mina olen Eestis matkamisega kokku puutunud ja eestimaiste matkainimestega kokku puutunud, on Alutaguse matkaklubi jätnud alati endast sellise äärmiselt aktiivsete inimeste mulje. Ja nii klubilises tegevuses kui ka liikmete isetegevuse mõttes. Et räägi natukene Alutaguse matkaklubist ja nendest matkadest, mida te korraldate ja kindlasti ka tunnustustest, mida olete ajapikku pälvinud. Alutaguse matkaklubi põhitegevus eelkõige on matkamine kui spordiala, aga kuna me ei ole riiklikult toetatavad, me peame pakkuma ka teenust, et saada natukenegi finantse oma hobiga tegelemiseks ja spordi edendamiseks. Ega need võistlustel tulevad saavutused ju niisama ei tule. Ja seetõttu me pakumegi eelkõige oma kompetentsi ehk matkajuhi teenuseid ja viime läbi Ida-Virumaal erinevaid matku. Ja meil on väga hea meel, et me eelmisel aastal võitsime sellise konkursi nagu parim uus seiklus seltskondadele. No üks asi, mis inimestele kindlasti teie klubiga võib-olla seostub ja silma jääb, on see, et te olete muutnud sellest kaevandusmuuseumist justkui mingisuguse salapärase matkakeskuse või seikluskeskuse, et vähe sellest, et seal saab minna maa alla selle kaevanduse poolega tuttuma, olete te selle sama hoone ja platsi ümber rajanud kõikvõimalikud erinevad atraktsioonid, saab ronida, saab tegeleda muude asjadega ja sealhulgas toimub selle sama territooriumi peal ka seiklusfestival. Ja seiklusfest on muutunud üheks meie selliseks tunnusürituseks, et nii Ida-Virumaal, kuna me oleme seiklusmaa, siis peab olema ju seiklusfest, aga mulle tundub, et üha rohkem ja rohkem muutub seiklusfest juba tunnusürituseks ka Alutaguse matkaklubile. Ja eelmisel aastal saime ka tunnustuse, et tänu sellele oleme MTÜ-na üks aasta ettevõtjate sõber. Seiklusfesti idee tekkis juba paar aastat tagasi või varasemalt, et me oleme ju seiklusmaana ennast reklaaminud ja reklaamime edasigi, siis järelikult oli vaja mingit tunnusüritust ja mis sobib paremini seiklusmaale kui seiklusfest. Seiklusfestival oli väga hea näide sellest, kuidas mittetulundusühingud erinevad alates Alutaguse matkaklubist, linnuklubist, sihtasutustest nagu Sinimäe muuseum, Eesti kaevandus, muuseum, samamoodi ka noortekeskused, koolid, siis Jõhvika orienteerumisklubi suudavad teha head koostööd ettevõtjatega, Adrenaator Grupp, Aidu veespordikeskus, majutusasutused, toitlustusasutused, et me tahtsimegi näidata, et Ida-Virumaal saavad seiklused nii täiesti tavalised inimesed erinevates vanustes kuni päris sportlasteni välja, et kõikidele on meil võimalik pakkuda siis neile meelepäraseid ja jõukohaseid seikluseid. Ilma integratsiooni sihtasutuse toetuseta selliseid suuri asju teha, mis annavad tulevikule sünergiat ja hoogu juurde, ma ei usu, et on võimalik teha. Svest on selgelt kirjutanud ennast Eesti nii-öelda tegevuse ajalukku, toimus see aasta 3. korda ja ma saan aru, et kasv on olnud aastast aastasse. Jaa, meil on väga hea meel, et 3. aastal osales seiklusfestist juba üle 500 inimese ja seiklusfesti käigus oli meil ka selline võistlus nagu seiklusmaa karikas ja seal oli 49 võistkonda.
aga lisaks võistlusele oli seal samamoodi lihtsalt seiklusmaa mess ja ka erinevad lihtsavad tegevused, et pannkoogi matka, esinesid näiteks laevakokk Venda, Andrus Karu käis rääkimas oma tippudest, nii et tegevus jätkus tervele perele. Tere, head inimesed! Septembri lõpus 26. kuni 28. septembrini toimub siin Ida-Virumaal seiklusfest. Esimene omalaadne ja mina olen sattunud seda juhtima. Aga selleks, et teie teaksite, mis sellel seiklusfestil teha saab ja millele ennast kirja saab panna ja millest osa võtta, siis teeme väikese tuuri. No nii, Ingrid, inimesed tulevad seiklusfestile ja Alutaguse matkaklubil. No Alutaguse matkaklubil on tõesti päris palju neid. Kõigepealt saab jalgsi matkata, mis on ju kõige lihtsam viis ja pääseb kohtadesse, kuhu ühegi teise vahendiga ei pääse, kui just ainult jala. Siis me pakume tõukerattamatka, siis me pakume räätsamatka Hiiesoos, mis on hästi omapärane, kus on võimalik ka proovida sellist õõtsiku liikumist ja lisaks pakume ka ronimist. Ronimisele tulge lihtsalt koha peale. No see oli nüüd üks tore tagasivaade eelmisesse aastasse, aga ma küsin siia vahele, enne kui me lähme järgmise teema juurde edasi, et millised on veel need võimalused, siin videos sai nüüd mõned üles loetletud, aga mida teie piirkonnas, seal Ida-Viru piirkonnas veel võimalik teha on? No meil on ka teistsuguseid erinevaid tööstusmaastike ja tööstusvaatamisväärsusi. Ma näitan 1-minutilisi klippe praegu ja siis lähme päris loodusmaastiku juurde. Nüüd oli 2 nõia käev. Tegelikult meil on selliseid lausa 2. Üks nendest on siis 3 nõia käev. Ja need asjad näitavad meil sellist hooajalisuse. Aga seotud on nad ka kaevandamisega, ehk siis kuidas maa alt surub vesi välja ja et kogu piirkond ära juputaks, on tehtud siis sellised surfiaugud, kust siis liigne vesi kraavidesse tuleb. Aga praegu videolt ma näitan, kuidas siis kaevurid hingavad maa all.
no need videod, mida me praegusel hetkel vaatasime, võiks öelda, et nende ühine nimetaja on viited tööstusmaastikule või siis sellisele tehismaastikule, aga Ida-Virumaa kui selline peaks olema ju ääreni täis ka põlist ja metsikut loodust. Jaa, nii nagu ma alustades ütlesin, et meil on ka sellist ilusat loodust ja tõesti, Väino, ma nüüd näitangi, kuhu tasub veel tulla, nautima kauneid jalutuskäike ja pikki matku. No, lisaks Kurtnale kindlasti soovitan käia Murakarabas.
Tead, Ingrid, ma küsin nende imeliste kaadritega visuaalse rännaku ja ühtlasi ka meie siinse ülesastumise lõpetuseks, et millal on õige aeg tulla Ida-Virumaad avastama? On teil mõned sellised spetsiaalsed ajad, millal loodus on kõige parem, millal mingisugused vaatamisväärsused ennast ilmutavad? Tegelikult Ida-Virumaal tasub tulla aastaringselt, et me küll oleme keskendunud praegu täna just eelkõige suvistele aegadele, natukene sinna hiliskevadet ja varasügist, kui ilmad on ilusad ja soojad, aga mina arvan, et Ida-Virumaa on põnev igal aastaajal, ka talvel, nii et tulge avastame ka talvist seiklusmaad. Uudishimu sai minust nüüd ikkagi võitu ja ma uurin siia päris lõpetuseks selle kohta, et uus aasta on alles alanud, kätte on jõudnud maikuu, ees ootab suur suvi, sügis, järjekordne talv. Millised on Ida-Virumaa ja Alutaguse matkaklubi plaanid järgnevaks või mitte järgnevaks, vaid käesolevaks aastaks? No, Ida-Virumaa kui terviku plaan on hakata valutama Soome turgu, keskendume sellel aastal sellele hästi palju, aga Alutaguse matkaklubil on oodata suur sündmusi, sest Alutaguse matkaklubil on see aasta sünnipäev, me saame 65 aastaseks ja sügisel on oodata selleks ka üks selline suurem ettevõtmine, kuhu me jällegi ootame palju rahvast. Ehk meil on plaanis korraldada sünnipäeva puhul Tuhamägede seiklusmaraton. No vot, ja siin ei jäägi muud üle, kui soovida Ida-Virumaale, teie aktiivsele klastrile ja matkaklubile palju edu ja kohtume siis juba järgnevatel seiklustel. Aitäh! Ootame kõiki Ida-Virumaale ja eelkõige muidugi külla Alutaguse matkaklubile.